Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 39. Kas me varastame tähelepanu või loome väärtust? Sina, armas kuulaja vaataja, oled otsustaja. Ja ma tahan sind tänada, sest eriti viimased kuud on näidanud, et järjest julgemalt vaatad sa episoodi ära, vaatad teise ja kolmanda ja lõppude lõpuks vajutad ka subscribe nuppu. Väga-väga tänulik. See on ainuke asi, kus me teame, et sulle meeldib ja olen väga tänulik, et sa oled meiega. Miks me seda teeme? Miks inimestega vestelda? See on minu töö olnud. Küll fotograafina olen ma neid jäädvustanud, aga meil on väga palju sügavaid vestlusi olnud ja ma ei taha, et see jääks ainult meie vahele. Ja lisaks ma olen ääretult uudishimulik. Meil on üksteisel nii palju anda. Me oleme sisuliselt ühest materjalist tehtud ja vajame samu asju elus. Tänane külaline, 39. Ma tunnen ise sellist meeldivat pinget. Tundub justkui, et võiks juba olla rahu ise, aga ei. Mulle ääretult meeldib see, mis minuga hakkab juhtuma enne salvestust. Kõik see, mida ma kogen. Ja ma kutsungi täna siia saali kohe härra peaminister Kristen Michal. No nii. Tervist. 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 Ole hea. Kuidas sa ennast tunned? Hästi, kõrge ea kohta. Kõrge hea Alati küsitakse, kuidas sa ennast tunned oma vanuses. Väga hästi. No vanust ei ollagi veel. Jah, ma just arvan ka sama. Aga kui sa tuled siia, kõnnid, näed neid inimesi siin aplodeerimas, sa oled nii harjunud selle inimestega, et kas vererõhk midagi juhtus? Ei. Ei. Aga miks peaks? Kas sa oled nii harjunud inimestes olema lihtsalt, et see ei paku enam, kas ta pinget pakub? Ei kindlasti, muidu ilmselt ei teeks seda, aga ma mõtlen pigem nii, et mida ajas edasi, seda vähem sa lased endale sellist ruumi tekkida, et sa pead enne mingit esinemist väga närvi minema. Yeah. Et lõppkokkuvõttes esinemistega võib-olla, kui ma olin noorem poliitik või noorem avalikkuses esineja, siis mind teatud asjad kindlasti, ütleme, tõstsid pulssi kõike muud. Yeah. Ühel hetkel selline barjäär murdus, mida ma võin soovitada, kui te tahate teinekord proovida, tehke kampaaniat. Kui te lähete näiteks Sikupilli keskusesse, see oli vanasti väga hea pitsa ja igast muud asjad, kui õhtuti sai aega veedetud, aga siis sa pead vastu tulevale inimesele. Eesti inimene üldiselt on niisuguse näoga, nagu ta plaaniks su mõrva. Ma natukene panen värvi juurde, ärge solvuge, eks. Aga niisuguse hästi tõsise introvertse näoga on. Siis pead talle ütlema, et tere, mul on teile selline plaan. Ja üldiselt inimene, iga teine inimene ütleb väga huvitav ja üldiselt tegelikult avanevad, üldiselt on väga mõistlik, aga sellel hetkel sa kaotas selle barjääri, sa pead minema võõra inimese juurde talle rääkima. Ja lõppkokkuvõttes ega need esinemised ju ei ole midagi erinevat. Et ainuke asi, mida me enne saadet või enne seda episoodi ka siin arutasime oma vahel, et kõik hullem on see, et tänapäeval on kõik see, ütleme, oma rumalus või teadmatus paistab hiljem 20 aasta pärast vaadates selles alastuses välja, mida sa tegelikult ei teadnud või mida sa elust arvasid, eks ju. Yeah. Et ma ilmselt ei tahaks kuulata oma 20-aastase mõtteid või 30-aastase mõtteid, et need veidi hirmutaks, eks ju. Nii et see on ainukene asi, mis mind nagu häirib. Vead, esinemised, möödapanekud, ämbrisse panekud, eksimised, see kõik on inimeseks olemise osa. Et sellest ei pääse mitte keegi. Kui keegi arvab, et ta sellest pääseb, siis good luck with that. No võimalus on mitte eetrisse astuda. Ja, see on ka tõsi, jah, aga üldiselt on vähe minu eluala inimesi, kes on edukat eetrit vältinud ja samal ajal saanud valituks parlamenti. Et
Tõsi. See vist ei õnnestu. Ehkki ühte näidet tean. See lugu ei pruugi tõele vastata, aga kuna on selline nii-öelda, võib ikka lugusid rääkida. Igor Gräzin, minu hea sõber, minu õppejõud ka olnud, väga omamoodi inimene kindlasti. Aga ütleme nii, et tema vist üks valimiskampaania oli nii, et ta sõitis mööda Eestit ringi, ütles inimestele, et tal on ükskõik, kas teda valitakse, tal on just Notre Dame'is on loengud, et kui tahate valige mind ja siis ma tulen parlamenti võib-olla ka. Saigi valituks. Et ilmselt on inimesi erinevaid, et võib-olla saab ka nii, aga ma kahtlustan, et minu puhul see päris nii ei ole. Ma arvan, et eeter näiteks sellisel kujul, mitte küll, me ei ole otse saates, me ei ole televisioonis, aga tal on mingi selline parendav, ta hakkab kummutama su ego, mis sa arvad, mis sa välja annad ja mis tegelikult välja jõuab, et sa saad need kaks asja omavahel kokku panna, et meil on ju kõigil ootused enda osas ju eriti suured, või kuidas, kas sul on olnud ka selline konflikt, et sa tahad midagi kusagil maha võtta ja ütledki, et lööd kanna maha, ütled, ma ei soovi, et seda avaldatakse. No üldiselt ajakirjandus Eestis on ikkagi, ma ütleks hoolimata sellest, et ta on valitsuse ja võimulolijate suhtes üsna armutu, on siiski üsna inimlik, et mul on ka juhtunud, et keset esinemist lendab kärbes suhu, eks ju, et seda eetrisse ei panda. Sööd ära lihtsalt? No ilmselt tuleb teha, aga keegi ei pane tähele siis? Jah, tõsi, aga ütleme nii, et seda eetrisse ei panda. Aga kui sa ikka ajad täielikku segast ja hiljem saad sellest ka ise aru, siis on mõistlik ajakirjanikke, kes on nõus uue võtte tegema ja on ka neid, kes ütlevad, midagi teha ei ole. Aga enamus on ikka mõistlikud, eks, et no, me saame iga päev armutult igas kanalis, selles mõttes oleks väga lihtne võtta hoiak, et ütleme, et kõik on ebamõistlik, aga ma pigem ütleks, et Eestis siiski on nagu sükest nagu viisakust, eriti need, kes on ajakirjanduses näiteks pikemalt või mingil elualal. Seal on ikkagi siuke nagu vastastikune respekt, ma arvan, olemas. Ilus ja nii see peakski olema. Peaks. Aga pahatihti ikkagi juhtub väikseid seikasid. Ega ma arvan, et esiteks ma olen väga meelitatud, mul on võimalus siin lava peal rääkida härra peaministriga. Kui tore, et sa oled nõus selles projektis kaasa lööma. Ja täpselt jätma selle jälje, mida kõik, mis läbi interneti, kõik, mis on internetis, seda sealt enam ära ei saa. Ja eriti nüüd AI ajastul, kus see on crazy. Ja see on, jah. Ma loodan, et seda ei kasutata meie vastu. Oota, me salvestame või? Kindlasti kasutatakse. Ja. Aga läheme korraks ajast tagasi, nagu kõvasti. Ma viisin ennast sinuga rohkem kurssi, kui ma enne teadsin. Ja ma ei püüa siin täna kindlasti hiilata mingite teadmistega, et ma tean seda sinu kohta või teist või kolmandat. Ma vaatasin, mis olid su huvid, kui sa olid noorem. Sulle meeldis muusika, sulle meeldis raadio. Jaa, siiamaani meeldivad. Mis sul kõige enam meeldib selle helisalvestuse juures? Salvestiste, saated, muusika? Ta on kuidagi mõnusam tarbida, ma arvan, kui televisioon ja video. Sul on alati käed vabad. Ma käin näiteks trennis, panen klapid pähe. Siis on kas lülitad ennast poolest tunniks välja või siis kuulad mingid raamatut. Ja see on kuidagi selline, ma arvan nagu isiklikum, et sa saad rahulikult seda nautida. Ehk ma möönan, et näiteks paberkujul mulle meeldib raamatut isegi tihti peale, eriti kui sul on palju fakte lugeda, sest sa saad nagu mida asjad nägemismälu on mul palju parem. Eksamitest näiteks tihti sain ma nii läbi, et kui õppida ei jõudnud, siis lühiajaline mälu töötab mul väga hästi. Lased läbi ja kõik on peas, kuniks eksam tehtud, siis unustad ära, eks ju. Ma arvan, paljudel on samamoodi. Aga raadio ja see on kuidagi, ma mäletan nagu noorusajast ka, et sealt tegelikult tuli kogu aeg mingit huvitavat programmi, sa kuulasid erinevad saated, kujutasid ette, millised need inimesed on. Ja kõige naljakam oli see, kui ma esimest korda kohtusin Siim Kallasega. Ta ei olnud üldse selline, nagu ette kujutasin, et hääl oli hoopis teistsugune. Nii et kuidagi see on nagu selline nagu isiklikum suhe, et telekas on kuidagi armutu ja kõik see programm on seal alati olemas ja seal on nii palju asju ja infot, et raamat, raadio, muusika, see kõik on nagu kuidagi intiimsem, nagu kuidagi meeli on rohkem vabana, sa saad tegeleda muude asjadega ka. Tõsi, mulle meeldib, aga see oli seotud ka kooli raadio, kooli sisu. Mulle endal lapsepõlvest tuleb meelde, ma õppisin Raplas Vesiroosi gümnaasiumis ja seal oli see raadioruum, see oli kõige põnevam ruum. Sinna said valitud inimesed. Ja korra said seal tiksuda nende vanemate kuttidega, siis see oli tehtud mees, sealt tulid välja selge, see oli lihtsalt 2 senti pikem kohe. Hops, kõik ütlesid, saad seal ruumis käia? Olen.
Ja mul endal resoneerub sellega hästi palju ja kindlasti meie kuulajatel, vaatajatel ka, et tol hetkel, siis meil ei olnud nutiseadmeid käes, et sa vaatad mida iganes. Siis olid valitud hetked, kui sa koolis said muusikat kuulata. MP3 mängijaid ei olnud. Kassetid, kas olid juba kõrvaklapid ja kasseti player, Walkman? Ma arvan, et esimesed juba olid, jah. Ma isegi ei tea täpselt, aga kassetid meil olid küll, sest sellega me lindistasime, no okei, me tegime raadiot. Mina käisin Tallinnas Väike-Õismäe keskkoolis, see oli 17. sellel ajal. Jevgeni Nikonovi nimeline, noorem põlvkond ei tea, kes see on ja hea ongi. Aga ütleme nii, et üks Nõukogude müütidest, jamps nagu hiljem selgus, et nagu enamus, et seal oli raadioruum ja bändiruum olid koos, tüüpkool selline, saalide kujutate umbes ette, milline tüüpkool on, osad vähemalt kujutavad. Taga oli raadioruum ja bändiruum ja siis bändimehed olid muidugi lahedad. Hästi pikkade juustega ja tegid mingid täiesti arusaamatud mussi, aga me saime väga hästi läbi. Ja meil oli raadioruum, meie enda meelest panin palju arusaadavamad muusikat, eks ju, ja üldiselt kokkuvõttes oli ikkagi nii, et sulle anti tohutu vabadus, et sa said teha mingeid asju, et meil oli kuidagi sattus nii, et direktor tegi valdavalt selliseid märkusi, mulle ütles, et käed tuleb taskust välja võtta, ma iga kord võtsin, eks ju, aga meile anti vabad käed, me tegime koolilehte, korraldasime pidusid, tegime kooliraadiot ja te ei usuks, eks ma ei tea, kuidas tänapäeval on, eks ju, sükse tegevusega, me jäime plussi. Me kauplesime koolilt ühe ruumi välja, mis on raamatukogu suurune ruum, remontisime mööbli ära, värvisime kõik ära ja me endiselt plussi. Kes selle kinni maksis? No kõik teised inimesed. Korraldasime pidusid ja kõike seda muud. Et täiesti uskumatu lugu, aga me suutsime seda nii teha, eks ju, et okei, ma möönan, et tootmisvahendid ei olnud meie omad. Ma arvan, printer oli, koolis oli, ma ei tea, tüüpkooli kujutate sellel ajal ette, eks meil oli lasketiir ka all ja siis oli nii-öelda tsiviilkaitseõpetaja, kes oli süüti sõjalise õpetajaks, eks ju. Ja tema juures oli trellidega uksed, mille taga oleks pidanud ilmselt olema relvad või midagi. Aga seal hoiti printerit. Et see oli nii nagu rariteetne mitte printer, koopiamasin. Ja sellega me tegime lehte ja siis me müüsime seda, selle tuluga pidasime pidusid, selle tuluga oma, et remontisime raadiovõrku ja tegime seda ruumi korda ja kõike muud. Huvitavad ajad olid. Absoluutselt. Palju lihtsam oli, vähem küsimusi oli. Tänapäeval ilmselt õpilased peaks tegema firma, panema kirja kõik. Ja, autoriõigused. Kindlalt, kõik oleks tuksis. Ja mida kusagil lased, makstud on. Ei ole. Kindlasti, jah. Ja. Aga kui me vaatame sealt koolist veel korra edasi, ma tean, et need faktid, mis minuni on jõudnud, sulle meeldis väga muusikat mängida, muusikat kuulata, raadiot tarbida, aga kõige suurem konflikt oli sul kooli ajal ikkagi muusikaõpetajaga. See vastas tõele, jah. Aga sa lugesid raadiosse ise sisse ka midagi või? No kindlasti, aga meil oli see kooliraadio oli pigem selline, et ma ei tea, kas te kujutate ette, aga selline krapivõrgustik tegelikult üle koolide, me panime natukene paremaks, parandasime elektrivõrku. Ja just selle käigus saime veidi särtsu ja kõik jäid endiselt terveks. Et see ei olnud midagi nagu liiga kvaliteetset, et see pigem oli nii, et muss mängis, kõigil oli lahe kuulata. Ja see oli selle aja kvaliteet? Jah, oli. Ja see oli kõik nagu okei ja kõik sujus. Ja suur pluss oli sellel raadioruumil, kuna kõik peod toimusid ju saalis. Ja siis sul oli sisuliselt see nurgakene, ütleme, kus suitsumehed suitsu tegid, eks ju, kus ülejad kogunesid. Ja see oli sinu oma. Ja ütleme, et see oli nagu tohutu nagu valuuta, et ütleme, need mõned ruutmeetrid olid tegelikult väga tähtsad, ja kinoruum oli see ka kunagi olnud, eks ju, sealt oli just, kui need kinoaknad olid ka, aga laulmisõpetajaga kuidagi läks jah raksu, ma möönan, eks ma ise olin ka nagu natukene ikkagi arvantne, eks, et kui ikkagi laulmisõpetaja küsib, kust on pärit Kappide pere ja siis sa targutad, ütled Tisleri töökojast, eks ju, siis kindlalt ei lõppe hästi, et see, ise oled ikka loll, eks, oleme ausad. Aga eks tal oli muidugi, ütleme, seal oli ka teatavat vastasseisu selle baasilt, et ta ikkagi üritas kuni lõpuni venitada sükest, mõtlen, kuidas ilusti öelda, nagu sükest nõuka retoorikat veidi, et see nagu ärritas. Ja kuna tal oli ka vist isiklikult selline nagu teatav vastumeelsus selliste hästi tarkade noorte meeste suhtes, eks ju, et siis sealt tekkis see tüli, eks. Ja kuna meil klassis oli, klass oli sedamoodi, meil oli vist alguses, ma ei täpselt enam mäleta, 25 tüdrukut vist ja 3 poissi, eks, kujutate pilti ette.
2 poissi olid väga tublid laulukorimehed ja siis oli üks minusugune, eks. Ja noh, ja paralleel oli 19 poissi, 6 tüdrukut, noh, ütleme kuidagi sedasi oli jagotud, me töötasime koos või noh, saime hästi läbi kõik omavahel, sõbrad olid nii, siiamaani käime koos ja noh, ilmselt seal meie klassis tekkiski seesama pinge, et kuidagi minuga ei klappinud. Lõpuks minu klassijuhataja pidi siis temaga klapitamas käima, et ma ikka keskkooli lõpetatud saaks laulmisõpetajaga. Noh, täielik müsteerium, eks ju, aga kuidagi see nii läks. Ja hilisemalt näiteks klassi või kooli kokkutulekutel tervitas mind alati soojalt ja mina teda ka. Ma arvan, tegelikult see teineteisest nii-öelda, see konflikt on kahepoolne heas mõttes, et annaks jumal, et noortel oleks koolis neid konflikte, sest see kuidagi paneb sind valmis selleks, mis see päris elu on. Kui päris elu on alati, seal on, ma konflikti all pean silmas seda, et sa oskad öelda, mida sa tunned ja kuidas sa soovid, et see lahendatakse, sest tihti muidu ütleb keegi, kui sul endal ei ole plaani oma nii-öelda arvamust avaldada, siis lähed automaatselt teiste arvamustega kaasa ja ma arvan, see ei ole hea. Ja aga muusikaõpetaja enam teda pole? Ei tea. Teadmata kadunud? Ei, kindlasti. Kui ta kuulab meid täna? Ma ei taha nimeliselt nimetada, et mul ei ole, ütleme, ma ei taha kellegile nagu varju heita koolipõlvest, eks ju. Et mul oli koolis oli palju erinevaid selliseid episoode, aga kellel ei oleks tegelikult. No, ma ei tea, võib-olla kellelgi ei ole. Võib-olla teil on kuidagi teisiti olnud, aga ma ei tea, inimesed raputavad pead. Mitte ühtegi episoodi? Ei, no, minul oli näiteks juhtus nii, et noh, ma sattusin ikkagi tihti valel ajal valesse kohta ka, eks, et keegi oli jälle, keegi tõbras oli prügikasti suure ümber lükanud selle konteineri ja siis mina olin seal, sattusin mööda minema, öeldi, et noh, et sina jälle tegid. Sattusin ei teinud, sest sul on nii suured silmad järelt valetad. Noh, mis ma siis ütlen selle peale? Sükst asju oli kogu aeg, eks. Mulle meeldib see, mis on, olles ise külalisõppejõud, siis ma näen seda, et on muutumas see müüt, et õpetajad hakkavad saama aru, et õpilased on kliendid, keda nad juhendavad. See oleks väga tore, kui see hakkab sinna pool liikuma, et kõik tihtipeale on see, et ikkagi surutakse, et kuidas, mis tingimused meile on, kuidas, aga tegelikult on lõpuks see nii-öelda klient on õpilane, kes tuleb ukse vahelt sisse, peaks saama sooja vastuvõttu, isegi siis, kui ta veel täpselt asjadest aru ei saa ja natuke testib. Et õpetaja peaks olema natuke targem. Võiks. Ja no ideaalis see nii võiks olla. Ega ütleme, noh, keeruline hinnata, aga mina küll ütlen koolipõlvest, mul oli kindlasti õpetajaid, kes olid ikkagi sellised, kes jätsid positiivse jälje. Et ega see ei olnud lõputa võitlus autoriteetidega seal. Meil oli täitsa nagu sellised omamoodi seiku oli, noh näiteks, ei tea, ilmselt jälle enamus ei kujuta ette, aga ma ei taha nüüd olla veteran, kes rääkis, kuidas ta paljajalu koolis käis, aga ütleme, meil oli selline tüüpkooli all, oli alumine kelder oli, noh, kuna ta oli Nikonovi nimeline siiski, eks ju, siis seal all oli see Nikonovi onn, punane valgus seal põles, eks ju, no hiljem vaatati järgi, kes see oli, aga ärge raisake liiga palju aega. Ja siis ühel hetkel ilmselt saadi aru, et seda enam ei ole seal vaja. Noh, ilmselt ajad olid möödunud ja siis anti meile võimalus, füüsikaõpetaja antis võimaluse kõik selle välja viia sealt. Me sisuliselt kogu oma vaba aja töötasime selle nimel, et viia see onn sealt välja, klaas villa tassida, noh, ütleme, see kõik oli väga raske. Aga preemiaks lubati meile, et me saame osaleda füüsikaringis. Võtta ette, sulle lubati, et sa saad õppida rohkem, kui sa tassid klaas villa ära. Noh, väga motiveeriv oli. Me olime väga motiveeritud. Aga kahjuks selle õpetajaga läks nii, et ta lahkus sellel suvel, kui sügisel pidi hakkama see... Ta käis ka seda klaasvilla tassimas? Ei, see oli mingi põllutööd oli lappi läinud, mis näitab, et ilmselt üle oma võimete ja kuidagi oli mingid kivi kuskil lükanud ja kuidagi tal süda ütles üles. No siuke lugu, eks. Aga ütleme nii, et ta ikkagi suutis väga motiveerida. Füüsika mulle ka väga meeldis, paljudele meeldis, eks ju. Ja et oli ka väga häid õpetajad, kes võtsid kaasa, eks ju. Et oli ka neid, kes tegelikult lihtsalt nagu see laulmisõpetaja, eks ju. Võib-olla ei tõmmanud inimesi kaasa, ei suutnud ka öelda, et noh, et ära siis nagu rohkem tunni sega ole mõnus on. Et noh, on erinevaid, eks ju, et ja mõni õpetaja oli jälle selline, kes suutis öelda nagu ühe lause öelda, et kõike, mis sa teete korralikult ja noh, see on minu jaoks nagu väga hea juhtmõte olnud siiamaani. No, õpetajate puhul on see, et need vahepeal unustavad ära, kui palju nad meiega aega koos veedavad ja me õpime tegelikult neilt. Kui me õpime nendega vaidlema, siis me tõenäoliselt ka vaidlustame võib-olla elus rohkem erinevaid muid situatsioone, sest tohutu aeg, mis
koolis. Ma olen käinud tagasi kooli raames rääkimas ja siis direktor ütles pärast nii tore ja kõik on nii äge ja nii lahe, et sa inspireerisid noori. Ja siis mõtlesin, et mis osa sellest? Ja siis ütlesin, et me siin koolis õpetame igaüks ju aineid ja aga see, et päris lugu ja siis mõtlesin, mis vahe matemaatikale, keemiale ja kehaliskasvatusele või mis neil ühist on? Siis direktor ja assistent vaatasid mulle niimoodi otsa, et siis mõtlesin, elu. Et me tegelikult õpetame ju noori elama, kommunikeerima, ütlema, mida ma tahan, millal ma tahan, kuidas ma tahan. Ja hiljem need spetsiifilised oskused tulevad ju alles hiljem juurde, sest maailm kogu aeg muutub. Aga Õismäe, raadio. Mis hetkel, kas sa tundsid juba siis, et sa näed elu, et sa tahad minna poliitikas? Kindlasti mitte. Ma tunnistan, ma olen seda korduvalt öelnud ja ma mõtlen seda surmtõsiselt. Ma ei ole kunagi plaaninud tulla avalikku sektorisse ja ma loodan ühel päeval siit lahkuda. Et ärge saage valesti aru, aga see on puhas juhus, täielik juhus. Ma tegelikult mõtlen, elan ja toimetan nagu erasektoris toimetatakse. Ma olen eesmärgiga orienteeritud, ma tahan mingeid asju tehtud saada ja ma ei kahetse kunagi seda aega liiga palju. Ma püüan, et protsess oleks ka inimlik, aga asjad peavad tehtud saama. Et mind teeb kõige kärsitumaks see, kui keegi lohistab lihtsalt märssi, nagu öeldakse, eks ju, või ise endal nagu heidan ette, et ma ei ole asju ära teinud. Aga ma täitsa siiralt ütlen, et minu jaoks see on nagu, kuidas öelda, kentsakas on seda peaministrina öelda, aga minu meelest lihtsalt nagu sellised paraadüritused ei ole kunagi nagu, on inimesi, kelle veregrupp see on, eks ju. Et inimesi on erinevaid. Mulle meeldivad need tulemused. Sa näed, et midagi on muutunud, sa oled midagi ära teinud, midagi on valmis. Sa saad hiljem tagasi vaadata, öelda selle ma tegin, sellega läks hästi, seal oleks nüüd paremini teha. Et see on nagu oluline tegelikult. See on tegelikult see oluline asi, sest hiljem, kui need raamatud võtta, siis seal on küll eluloo raamatutes on palju protsessist kirjas, kõigist on. Aga küsige endalt, mis seal lõpuks ajalukku jääb. Selle, mille sa ära tegid või tegemata jätsid. Tõsi. Aga ometi oled sa selle kohvri kätte võtnud. No nii on, jah. Mitte kohvri, vaid siis ikkagi ometi oled sa selle võtnud ja sellepärast läbi ajaga vaatad, et kui meil on keegi peaminister, siis see tuleb alati sellise nagu rahega kaasa, et see keegi ei ütle, et oli tore, et ikka alati nokitakse. Hästi palju energiat pannakse sinna, et kommenteerida just ministreid. Ja. Aga see on vana tõde poliitikas ka, et kui sa tahad teada, mida sa elus oled valesti teinud, kandideeri kuhugi. Et mäletan kunagi oli nii, et ma olin vist kuskil lehes kirjutatud, et ma olen kandidaat mingisse rolli. No ma ei mäleta, kas kuskil linnas või riigis. Ja siis Reformierakonna kontorisse, mille number oli 680 oli telefoni number. Helistas üks proua, ütles, ma tean teda küll. Ma olen Õismäelt tema naaber. Ärge pange teda sellesse töösse. No nii. Nüüd on see lihtsalt interneti kommentaaridena, ega muud ei olegi. Ma ei tea, ma kahtlustan, et see mu naaber ei olnud, aga ütleme nii, et keegi, kes teadis sind. Ja. Mulle vana kool meeldib väga sellepärast, et te olete kindlasti kuulnud sellist väljendit, et jää oma liistude juurde. Jää oma, mis need sinu liistud on? Et sa sündisid seal ja kuule, sa vaatad täiesti valesse kant, sa ei saa seda teha. Meiesugused inimesed neid asju lihtsalt ei tee. Mis asi on minu liistud? Vaadates tulevikku, ma ei võta seda tööpakkumist kaasa, sest ma olen pärit sealt ja tegin neid asju. See on nii hirmuäratav eesti keeles, jää oma liistude juurde. Kui palju sa oled saanud vastu päid jalgu just samasugustele tagasisidedele? Kas see läheb üldse sulle südamesse? No ma ei usu, et on kedagi, kes saaks öelda, et seda nagu üldse korda ei lähe. Eks? Kindlasti läheb. Ma arvan, et oleks ebaus öelda, et ei lähe. Aga ütleme nii, et nagu sa näed ikkagi täieliku jampsi, võib-olla vahel nagu, ma ei tea, pulss tõesti veidi kiireneb, eks ju. Mida sa teed sellega? Aga teisest küljest mina ei tea, minul on küll ajaga nagu tekkinud selline arusaamine, et inimesed, kes on tigedad, isegi kui ma inimesed on kuskil avalikus ruumis tigedana, ma mõtlen, et tal vist on iseendaga mingi mure, eks, et see mure tegelikult ei tule minust. Ja hästi tihtipeale see nii on, et kui sa vaatad inimest, kes on nagu, ütleme kuidagi nagu torss, siis tal on paha tuju, ta on nagu liimist lahti. Tihti see on ikka seal sees.
et mõelge selle peale, et ega siis see on nüüd nali, eks ma ei tea, kas see lugu tõsi on, aga üldiselt on nii, et noh, abielu lahutuseks, kui mees jätab mustad sokid tooli peale, söögi laua alla, on ju. Noh, et see on nagu see hetk, aga tegelikult see hetk ei hakka ju sealt. Noh, see on kuskil sees. Midagi on ammu valesti. Et sama on inimestega ka, et kui inimesed nagu elavad ennast välja, ma olen alati mõelnud ja ma arvan, nagu 99% poliitikud näiteks mõtleb, et las nad kirjutavad neid kommentaare, eks me jaksame neid kustutada ja mõnda ei kustuta ja nii edasi, aga noh, vähemalt nad ei tee midagi muud. Et see tegelikult on nagu see, et noh, see on ühiskondlik väljaelamine, see on see. Ma ei tea, kas see on hea või halb, eks ju. Mõnel võib-olla on ka kavatsus midagi teha, eks ju, see viha nagu kütab uut viha, eks. Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui inimene on tige, et kommenteerib halvasti, kuidagi nõelab, on õel, no kuulge, siis on tal sees midagi. Kindlasti on midagi. Ja noh, ütleme nii, et andestatagu mulle see must huumor siin, eks ju, veidi habemaga huumor, aga mulle see meeldib. Kui iga nädalavahetus keegi suudab ikkagi mõnes saates sõimata kedagi, seal sees peab ikka kõvasti küdema. Ma arvan, et see on omamoodi retriit. Mul vahel ka kirjutan. Pahanal ma kirjutan üles ja kustutan ära, aga mõnel on selline hobi, et paneb avalikkused. Jah, aga noh, ma ei tea, kui see aitab, eks, aga ma alati mõelnud, et kirjutagu parem, ärgu tehku muud pahandust. See on päris hea mõte. Kirjuta. Kirjuta üles kõik. Savisaar ütles kunagi ühe kuldse lause, ma ei taha seda enda puhul laiendada, aga ma ütlen lihtsalt, et Savisaar ütles, et peasid nime õigesti kirjutat. Üle kirjutage, mis tahad. Mul on see läbi aega, et see on olnud väga ilus. Et jah, ta on andnud, täna ma olen kindlasti siin väga vähe räägin poliitikast, aga nii kihvt on, kus meil ikkagi tekkinud meil sellised meeldivad tegelased. Aga võib-olla läheme siit natukene sügavamaks, et millal sa viimati endast nagu tõsiselt kahtlasid, mõtlesid, et tühja see amet. Let's go. C'est la vie. Nüüd hakkame elama. Et ma ei taha rohkem seda musta pesu pesta ja ma ei taha kuulda seda tagasisidet või siis mulle väga meeldib, aga mulle aitab. Nagu sa ütlesid ka, et sa tegelikult hea meelega ei ole sellel positsioonil. Ma arvan, et iga mõistlik inimene kahtleb endas aeg-ajalt. Ma ei tea, ma ei saa võib-olla üldistada nii, aga mina küll aeg-ajalt küsin endalt, et kas ma olen parim inimene tegema seda just praegu, eks ju, või keegi teine võiks seda teha. Ja siis küsin endalt, mida ma selles ametis saan ära teha ja kui ma hiljem tagasi vaatan, kas see on piisav. Ma kindlasti küsin seda endalt. See on, ma arvan, loomulik asjade käik. Igas ametis peaks seda küsima endalt aeg-ajalt, sest see annab selle perspektiivi, et miks sa seda üldse teed, et kui ma vaatan hiljem tagasi ja ütlen, et ma olen nagu teinud need asjad ära näiteks, ma arvan, et see on küllalt nagu hästi, eks, et siis ma olen nagu rahul ja siis ma arvan, on see väärt seda tööd tegemist ja sõimata saamist, eks. Ma ütlen, et see on igapäev nii. On täiesti, ärme loo muljet, et poliitiku elu on ainult nagu, internetis on küll üks elu, aga päris elus on see ikkagi nii, et kui sa lähed vestled inimestega, siis inimesed tegelikult on väga sõbralikud. On täiesti kaks erinevat maailma Eestis. Üks on internetis ja teine on päris inimesed. Päris inimesed on väga sõbralikud. Okei, aeg-ajalt keegi ütleb midagi, aga tavaliselt on üleni mustas ja teadagi, keda esindab. Ma ei mõtle sind. Tavaliselt neil on kaabu ka. Ära sa valesti aru. Kaabut ei ole. Kaabut ei ole, jah. Et mul on tihti tänaval nii olnud, eks ju, tulevad sellised juurde ja siis ütlevad erinevaid asju ja siis tihtipeale nad usuvad chemtraile ja siuksed asju ka. Huvitav on selle kõige juures see, et tegelikult me ise valime seal mingil määral. Ma mõtlen, pean silmas seda, et kui me iga otsusega, mida me tarbime, mida me sööme, mida me joome, me kuidagi valime ühe sekti või mingi suuna inimestest, et ma mõtlen, kuidas ma selgitaks seda paremini. Et ega ebapopulaarsed otsuste langetam kellelegi ei meeldi. Üks on selline ütlus, et mida ütlevad mehed tihti, et ma tahan, et mu naine kohtleks mind nagu kuningas on. Siis sõbrad on kurtnud, et ma ei tea, kuidas teil seal kodus on, et mul on selline olukord, et mind vist ei väärtustata. Siis ma kulunud lause, mida ma ütlen, et kui sa tahad, et sind koheldakse nagu kuningas, siis käitu nagu kuningas. Ja kuningas ei tee kunagi populaarseid otsuseid. Nad ei ole kunagi populaarsed. Läbi ajaloo vaatad, et 50% toetab, 50% ei toeta. Ja meie ümbruskond, inimesed tegelikult tahavad, et me võtaksime otsuseid vastu, võtaks neid otsuseid, mida me kunagi ise ei suuda või ei tahagi otsustada. Ja neile meeldib see, nad ei oska lihtsalt väljendada. Nad ikka otsivad neid negatiivseid külgi sellest, kuigi nad naudivad täiega, et keegi lööb kanna maha, ütleb,
tead, ma arvan, et selle olukorra päästmiseks me peame tegema nii. Aga kas sa oled tähendanud, sest sealt raadioruumist, mis aastateni sul see, kui sa lõpetasid kooli, sa nägid ka veel, et see võiks olla midagi, mis valdkonnas sa tulevikus tegutsed või pigem see oli lihtsalt üks tore hobi? Korra lähen tagasi sellesse algusesse, mis me rääkisime. Ei tea, jah, ütleme, mul oli sõpru palju, kes olid, mõni läks raadiosse tööle, mõni oli DJ, et kuidagi see sõpruskond, nemad toimetasid omamoodi, et võib-olla sealt tekkis see link, eks raadiosse ma küll tulevikus kuidagi ei välistaks, et iseenesest kuskil raadios mingit saadet teha, millel on ka sisu ja inimesed päriselt seda kuulaks, ma ei välistaks, eks. Enda häält sul meeldib kuulata? Nii ja naa. On päev, kus meeldib ja teine päev, kus ei meeldi, et ega see on erinev, eks, aga kui endal vahepeal on, tunnistan, olen kuulanud mõnda saadet, mõelnud, issand, karukat juttu räägib, eks ju. Kes räägib nii mõnus häälega? Mina. Aga ütleme, see ei ole alati nii, ärge saage valesti aru. Et see on väga erinev, jah. Aga ma ei välistaks, jah, kuidagi selles mõttes, et ega see tundub palju nagu mõnusam, et seal paned, ütleme, et teksad jalga ja lähed teed oma saadet. See ei ole nagu, ütleme, et sa pead viisakalt lipsuga käima kogu aeg, eks. No eks seal on ka omad teemonid, et kui sa saad tihti eetrit, sa pead kogu mõtlema, et kuidas see ikkagi lõpptarbijale, et sa ei kordaks ennast. Aga ma mõtlen just seda, et mis täna viimaste kuude ja nädalatega on pildis olnud kõik see vaimne tervis ja kuidas ikkagi ka meeste vaimne tervis. Kas selles vanuses peale kooli, siis ei ole populaarne sellest rääkida, et ma vist kahtlen iseendas, ma oma eksistentsis kahtlen. Täna räägitakse rohkem. Ja väga paljud muusikud, sportlased, väga paljud ka poliitikud on öelnud, see on täiesti okei, kui sul on mure, tule räägi. Kas peale kooli, vahetult enne kooli lõppu, kas sa nende teemonitega võitlesid? Ei, tunnistan, et mitte. Mul polnud küll õrna aimugi, mida ma tegema hakkan. Aga see tundus täitsa okei. Et ma ei olnud nagu liiga pinges, et möönan, et eluharjumused olid veidi teistsugused sellel ajal, eks. Et suitsetamise ma jätsin ka maha umbes aastal 2003, kui esimene laps sündis, et sellel ajal ma tõmbasin kõvasti suitsu. Ja see oli selle ajastu värk. Toetasin sporti ja kultuuri jõudumööda, siis ütleme nii. Ja käisin kõikidel pidudel ja tavaliselt neljapäevast ikkagi nagu laupäevani läks rahulikult välja. Ärge nüüd saage valesti aru, eks. Aga lihtsalt peod olid äged, et tänapäeval ilmselt ka, aga lihtsalt inimesed elavad sportlikumalt, ma väidaks. Vähem mul on selline mulje. See oligi sport, see oli rahvasport. No oli teistsugune aeg, eks ju. Ma ei tundnud selles nagu mingit pinget, aga see, mis puudutab vaimset tervist ja selle arutamist ja rääkimist, minu meelest on täitsa okei. See on kuidagi väga omal ajal loodud selline ekslik minu meelest hoiak, et see nagu ei vaevad tugevaid inimesi, eks ju, et on täiesti okei, kui sul on kellega vestelda, kui ei ole, siis pead kellega otsima, eks ju. Tulevikus tõenäoliselt, ütleme nii, et kui me oleme kuskil vanadekodus kõik, eks ju, siis meie sõber on AI, eks. AI-l on üks mõnus omadus, ta kleepub su külge, julgustab sind kogu aeg. Ütleb, sa väga tubli, sul läheb väga hästi, sa saad seda teha. Sõitsid vastu seina, tubli on. Selles mõttes see on AI, eks ju. Ja ma arvan, et sul peab olema kellegagi vestelda selles mõttes, et ja kas või olen lugenud, et väga tervislik on, kui midagi muud teha ja looma ette bobiseda, eks ju, et see on ka okei, eks. Et ma ei arva, et see kuidagi nagu nõrkuse märk oleks, kui inimesed mõtlevad oma vaimse tervise peale või see on täiesti okei. Mina arvan kindlasti, et see on just tugevus, aga just, sest tihti me ei oska sellele lihtsalt tähendust anda noorena mehena. Tundub, et me oleme ju kõik täpselt tegelikult, kui me kirjutaks kõik oma mured paberile üles täna siin saalis näiteks või kuulaja vaataja, siis saab aru, et me oleme tegelikult suht samad hirmud, äravahetamised sarnased. Mis ma teen, kas ma teen? Kellel see korda läheb kõik, mida ma teen? Miks seda teha? Aga selle vastu või mitte vastupidi selle vastu, vaid selleks aitab ka lugemine, eks, et lugemine tänapäeval ilmselt on, ma ei tea, audio, raamatud, kindlasti ütleme nii, et mis iganes meediumid selleks on, et sa nagu mõistad, et maailm on nagu palju rikkalikum kui sinu ainult see mure, eks. See on ju kuskil öeldi, et inimene vist hakkab, ma ei tea, kuidas täpselt on, eks, aga hakkab umbes 7. klassist mõtlema, mida kõik teised temast mõtlevad. Ja siis, kui sa saad veidi vanemaks ja sa saad aru, kui vähe inimesed sinust üldse mõtlevad ja sa pettud. Sa kogu aeg mõtled, mida nad sinust mõtlevad, ei tea, mida nad mõtlevad. Tegelikult nad ei mõtle sinust. Ei mõtle. Neil on hoopis oma mured, oma asjad, oma elu, oma rõõmud, eks. Aga kuidagi nagu mingis vanuses sa oled selles kinni ja siis sa mõtled, kas sa käitud nende lootustele vastavalt. Ja kõik need mured on loomulikud, aga
aga üldiselt need lähevad üsna nagu, ma ei tea, mõnel lähevad ilmselt kergemini üle, teisel lähevad raskemini üle, eks ju, et aga on täiesti okei, kui kellegagi sellest vestelda, on täiesti okei otsida tuge, see on täiesti fine, et noh, mingil hetkel see tundus justkui, et noh, see ei ole okei, see on okei, et igaüks võib leida endale selle toe, keda ta vajab. Tõsi. Meil on selline tava, et me võtame publikust vahepeal küsimusi, mitte lõpus, vaid just tasulised. Need on kõik sealt letist saab osta neid pileteid. Kas kellelgi on küsimus? Üks hetk, sulle tuleb kohe mikrofon. Tervist, härra peaminister. Tervist. Et kasutan ka siis võimalust. Mul küsimus oli teisest valdkonnast, aga ma lähen ka selle poole, et te mainisite ennem Igor Gräzinit, et ka mul on võimalus olnud aga koolis teoloogiat õppida, et väga sümpaatne inimene. Mulle meenus, kuidas ta siis hingehoidjaid ja teoloogiaid Pühavaimu kirikus õpetas rääkima nagu poliitikuid. See oli väga, väga mõnus kogemus. Aga minnes tagasi minu küsimuse juurde, siis mind pani mõtlema, et kui te peaksite nimetama 3 eeskuju, kes teil olid lapsena, need ei pea olema inimesed, see võib olla raamat, film või üldse, kes teid on mõjutanud, et kes need olid või mis need olid ja kas need on ajas muutunud? No väga hea küsimus. Ma arvan, et erinevatel ajastutel need olid erinevad, aga ma kahtlustan, mulle meeldisid just palju erinevad nagu seiklusraamatud ja siuksed, kuidas nüüd tänapäeval nimetatakse sci-fi või ühesõnaga sellised nagu ulmekirjandus. Tulevik. Jah, tulevik, jah. Need meeldisid mulle, et minu eeskujud pigem olid siuksed rändurid ja seiklejad, et kas need on ajast muutunud? No võib-olla nad ei ole enam nii nagu konkreetsed. Tollel hetkel lugesid ühe raamatu läbi ja mõtlesid, väga lahe, eks. Pigem sedamoodi jah, et ütleme nii, et pigem Indiana Jones, eks ju, mis iganes tänapäevasest maailmast kui mingisugune tegelane, kes ülikonnaga käib, eks ju. Pigem seda pidi. Ma tunneks ennast sellises rollis ja sellises elus palju paremini. Ja Igor Gräzin on, ma ütlen, et ega ma teda lihtsalt mainisin, et ta lihtsalt, tema meelitas mind juurat õppima. Ja mitte teoloogiat õnneks. Et no offense, et selles mõttes tema mõtisklus, et ta oli omal ajal 1/6 planeedi ehk Nõukogude Liidu vist kõige noorem õigusdoktor, eks, mingi 28-selt midagi, ta üliandekas. Ta on hiljem kirjutanud ka sellest raamatu, kuidas alkohol ja antidepressandid ei käi kokku ja kuidas see mõjutas teda, aga ta ülisärav esine pärast kõike seda, eks ju, siiamaani on. Ja mul jäi haldusjuhtimine pooleli ja siis ma läksin ühel hetkel, ta ütles, et kuule, tule õigust õppima. Siis ma läksin õigust õppima. Õppisingi ja siis hiljem kuidagi kulus ära ka töös, eks ju. Nii et sellega puutusin mina tema kokku. Aga jah, ma ütlen pigem nagu selline, pigem jah, ütleme sellised nagu seiklejad ja need, kellel on nagu vabadus toimetada iseseisvalt, et see meeldib mulle rohkemaks. Noh, nagu kirjandusliku eeskujuna. Aitäh. Aitäh sulle. Väga huvitav on selle juures, mida ma seda küsimust ja vastust kuulates mõtlen, et me peame hästi nagu ettevaatlikud olema, milliseid kogemusi ja inimesi ja oskusi me endale nagu peale laome, sest iga see, ütlen, iga seiklusraamat ka, me hakkame otsima mingeid markereid elus, mida me tahame ise täita. Ma tahan ise olla seikleja, ma tahan, et ma ise valin, mida ma tunnen ja seda põnevust ja seda lapsemeelsust ikkagi alles jääks, sest kui sa kirjeldasid muusikaõpetajad, ma arvan, talle väga seiklusjutud ei meeldinud. Väga konkreetne režiim, ole noodis, oktav kõrgem palun, eks ole? Kõik oli hästi selline, ma kujutan ette, sest mul endal sarnane muusikaõpetaja. Me ei saanud ka läbi. Ta õpetas saksa keelt ja muusikaõpetaja saksa keelt, need ei soovi omavahel üldse kokku. Ja mida ma tahan öelda, et kui suur roll on meil endal, sest et me ikkagi vaatame, mitte ainult inimesed, vaid ka just see kogemus. Kui sa oled ikkagi lugenud 100 seiklusraamat, sa ei saa olla nii, et sa ei ole seikleja. Miski tõmbab sind sinna poole, et sa tahad näha, mis seal teisel pool on. Kindlasti. Ma arvan, et kui ma kirjutasin kunagi kirjandi, siis ma ikka kirjutasin, et küsiti, kelleks saada tahad. Sellel ajal tahtsin saada meremeheks või kosmonaudiks. Tänapäeval on astronaudiks siis, eks ju. Et jah, see tundus mulle palju põnevam. Ma ei tea, kuidagi selline see maine värk on nagu, või igapäevane elu on nagu kuidagi vajalik ja kõik on omal kohal, eks, aga see siiski kuidagi mingit vabadust on vaja, eks. Et loodus ja kuskil peagen kalal näiteks või panen trennis klapid pähe või elan oma elu selles mõttes, et see annab selle vabaduseks. Ja.
ja oleme lihtsalt valvsad, kuidas me tarbime. Su vanemad on teinud head tööd, kui sa ikkagi tunned, et see tasakaal noores eas oli sinu jaoks omal kohal. Vanemad olid sul insenerid. Jah. Läheme täpsemaks. Mis nad tegid? Programmeerijad võib-olla oleks nagu tänapäevane termin või? Isa töötas arvutuskeskuses. See oli Teravilja ministeeriumi informatsiooni arvutuskeskus, Teriak oli vist nimi. Iga kord, kui ma pidin kuskil klassipäevikus seda märkima, siis nad vaatasid mind mõtlikul pilgul. Aga see oli selline nagu maja, mis oli täis mingit arvuteid, vanaaegseid arvuteid või sellel ajal arvutiruum oli suur. Ja. Hiljem tulid personaalarvutis, see oli teistmoodi. Ema oli ka programmeerija, tema töötas teises kohas. Et mul oli nagu maast madalast oli nii, et kui mul oli vaba aeg, eks ju, siis ma läksin sinna, see oli Hobujaama tänaval, seal, kus on praegu Rotermanni kvartal, eks ju, seal oli vaikne, keset linna, linnud laulsid, eks ju. Ja siis ma sain aeg-ajalt, kui hästi läks, oli hea päev ja õhtu, siis ma sain arvutit kasutada. See oli nagu preeg. Tänapäeval ilmselt samamoodi. Ja siis, ja ma mäletan, mis oli humoorikas, oli see, et mul olid parimad sõbrad olid kaksikud, kelle ema töötas Pegasuses kokana. Ja siis me käisime tema juures ja saime tasuta jäätist ja mõtlesin kadedalt, miks minu ema kokk ei ole. Et kõik eluväärtused olid paigas. Aga nali naljaks, eks. Aga jah, nad programmeerimisega tegelesid ja ma tunnistan, mulle see nagu pool jäi mingi hetkeni kaugeks, aga kui tulid nagu uuemad arvutid, siis ma ikkagi proovisin seda. Ja see tundus üsna kuiv ausalt öeldes. Ma nagu tegelesin sellega ka. Ma arvan, ilmselt noorem põlvkond ei tea, mis Robotron oli või mingisugused programmeerimiskeeled ja koolis seda õpetati ja kõike muud. Aga see oli nagu jälle teistmoodi maailm, eks ju. Ja see kõik oli hoopis teist. Oli küll, jah. See ei olnud intuitiivne, et selles mõttes tänapäeval on nii, et sa paned mingi süsteemi käima ja ta on väga intuitiivne. Üldiselt sa ei pea nagu väga palju teadma enam, eks ju. Aga sellel ajal oli ikkagi sisuliselt ringi joonistamiseks tuli eraldi nagu programmi jupikene kirjutada ekraanile, et seda tegi ära selleks. Ja üldiselt oli omamoodi, eks ju, aga jah, sellega nad tegelesid ja ma arvan, et ütleme ja näiteks suusatamas, vanemad sundisid mind palju käima, mingil hetkel olid mingid suusatamised, hakkasid mulle meeldima, ma käisin seda tegemas ja nii edasi. Suusatamine, jooks mulle meeldisid. Niisugused asjad, looduses käimine, kalal käimine. Aga kas kui minna veel noorsse tagasi, kas teil oli selline tava, et istusite söögilauas, no kuidas sul täna läks? Poja? Ei olnud. Mis oli sinu tänane highlight? Ei olnud seda. Ei olnud. Aga minu kõige noorem poeg teeb seda. Ma ei tea, kus ta selle õppinud on. Ta tuleb õhtul koju, ilmselt ei taha magab, või mitte koju, mina tulen õhtul koju, tema kodus. Ja siis ta ei taha magama minna. Ja siis ta tuleb teiste juurde ja küsib, kuidas su päev läks? Ja vestleb. Tark. Ja 8-aastaselt teab. Ma arvan, et sealt see komme tuleb, et ta venitab seda magamaminekut kogu aeg venitab. Ja kui sa ütled, kuidas sul päev läks, siis aga mida sa tundsid seda tehes? Ja siis ta räägib sul oma päevast ka veel ja vaikselt niimoodi läheb. Ja, kavalad on need lapsed. On küll, jah. Mis me nendeta teeksime? Mega. Ma võtan veel ühe küsimus saalist. Kui lähme vanemate juurde tagasi, siis kuidas vanemad on su maailmavaadet muutnud või nagu kuidas nad on seda kujundanud sul? No ma arvan, et nad on ikka päris palju seda nagu selles võtmes kujundanud, et nad andsid mulle hästi palju vabadust. Tegelikult usaldasid mind. Mis mingitel hetkel osutus ka veaks muidugi, et noor inimene kujutad ette, eks ju, tuleb peolt koju ja usaldasid. No just ja kukub riidekappi, eks. Et, ma nagu ei taha jätta muljet, et ma nagu ainult peolt peole läksin, eks ju, kõik muud. Ärge saage valesti aru, et see oleks liialdus, eks ju. Aga sellised asju juhtus. Aga ma mäletan, et siis jah, et sõidi mõtlikul pilgul ja isa ütles, et nüüd on aeg minna suvilasse tööle, tassi neid asju ja väga raske oli. Väga raske oli. Et see oli väga õpetlik, aga ma arvan, maailmavaateliselt neile nagu vabadus nagu mulle nagu sobis ja see on nagu ühisosa kindlalt, eks ju. Et ja poliitiliselt nad ei ole küll jah kunagi öelnud mulle, et kuule see, mis sa küll nagu teed selles erakonnas, et see üldse ei meeldi, eks ju. Et eks nad tagasisidet ikka annavad, oma arvamus on, eks ju, aga vähemalt minu kuuldes nad valitsus pole kirunud, vähemalt mitte praegust, eks ju. Et ma ei tea, võib-olla. Ma arvan, nad mõjutavad just selles, et anti hästi palju vabadust, mulle see meeldis, sobis. Vabadusega kaasneb ka see, et sa pead ise aru saama, et sa ise vastutad iseenda eest. Väga paljud sellest aru ei saa. Väga paljude jaoks on vabadus ainult see, et sa teed, mis sa tahad ja tagajärjed jäävad kellegi teise moppida. Hästi oluline on see vastutuse pool ka. Õpid iseenda eest vastutama. Mulle see nagu sobis ka. Ma juba ütleme, et enne ülikooli tegin ise töid
igasuguseid asju, teenisin raha, mulle see kõik nagu meeldis. Ma olin iseenda otsustaja, mulle sobis. Ja noh, see mulle meelelaadin nagu klappis ka, eks ju. Ja noh, ütleme nii, et ka selline nii-öelda nagu väike ärialge või nagu sihuke toimetamine, iseseisev toimetamine, ost-müük, eks ju, müügitegevused, kõik need muud asjad, need tulid ka nagu vanematega koos, nad lubasid seda teha. See oli mulle nagu väga okei. Tänavakaubandusest kuni autode parandamise müügini, eks ju. Nii et see oli kõik väga okei. Aitäh. Väga hea. Aitäh sulle. Ja sul on 2 last. 3. 3? Jah. Oot, mind numbrid tõesti valetsin. Ilus. Eksimine inimlik. Jah. 3 last. Kui sa vaatad sellesse protsessi, mis 3 last see on, kui ma tahtsin 2 on nagu kaos, 3 on nagu meeldiv. Väga hästi töötab koos. 3 töötab paremini. Väga hästi töötab. Ja no öeldakse, et 1 on probleem, 3 on puhkus. Jah. Iga päev. Iga päev on puhkus. Iga päev. Jah, paned 1 magama, 2 ärkab üles, 3 veel mõtleb, et võiks magama. 3 tuleb küsib, mida sa tunned? Tead, ma ütleks, et vast, jah, kusjuures ongi nii. Ja ajab kõik ülejäänud üles. Vanemad on jah, üksed, ütleme, et 20 ja 23, eks ju. Üks on ülikoolis ja teine on ajateenija parajasti kohe hakkab lõpetama. Ja noh, nendega on nii, et nende vanusevahe oli siuke väike, eks 3 aastat ja nemad töötasid nagu jube hästi paaris rakendina. Alguses 1 oli võib-olla veidi keerulisem, aga kohe kui 2 tükki oli, siis nad tegelesid üksteisega. See on väga okei. Nad toimetasid kogu aeg, kõik sujus väga hästi. Ja noh, ega väga suurt mingit sükust jama ei olnud. Ja nüüd väiksemaga on nii, et noh, saab juba vanematega kaubelda, et nad teda aeg-ajalt valvavad. Saab ise minna teatrisse või kinno ja kõik sujub. Ilus. Jah, väga praktiline. Aga mida sa oled teinud? Mida sa oled teinud võrreldes 2 vanema lapsega teistmoodi selle 8-aastase kutiga? No ma arvan, ma olen ikkagi võib-olla nagu rohkem aega toimetamiseks temaga võtnud, et ma olen ikka aega nagu meelega nagu võtnud, sest ka esimese 2 lapsega mul oli nagu raudne reegel ja see reegel on siiamaani sama, et alati kui lapsel mingi üritus on, ma olen alati kohal. No matter what, ma võin tööl koosoleku ära jätta, üritusele minemata, et ma olen kohal. Et aga noh, nooremaga ma arvan, meil on isegi nagu rohkem sihukest nagu toimetamist, noh, ütleme, et ise saad ka nagu vanemaks mõtelda, et noh, võib-olla juba võiks rõtta olulist asjadeks rohkem aega. Et ega see töö nagu lõpuks, noh, nagu see ütlemine on, see on hästi triviaalne ütlemine, aga öeldakse, et lõpuks ainukene, kes mäletab, kui palju sa tööl olid, oli sinu laps, on ju, noh, tegelikult või sinu lapsed. No that's the point, noh, mis sa seal siis, noh, ma möönan, ärge saage valesti aru, ma käin peaministrina tööl ja teen kõik asjad ära, ärge Eesti Vabariik on hoitud. Aga ma siiski võtan ka nagu vaba aega selle jaoks või noh, nagu naudin protsessi, eks, et ja noh, ütleme nii, et ega tänapäeva lapsed on nagu kuidagi, või noorem on ka kuidagi selline, kuidas ma ütlen, ta on nagu teistmoodi, et vanemate meeste nagu puhul sihuke elektroonika ja kõik see ei nagu käe külge. Ma nooremal mul tundub, et teda nagu see liigselt ei paelu, et tal on mingi lutstüüpi telefon, mingi vanemate vendade vana telefon, eks ju. No selle leiab ta raha eest ka üles, eks ju, kui on vaja, eks ta muidu ei tööta telefoniga, ta ei istu, eks ju, aeg-ajalt elektroonika kasutab, meisterdab oma asju, hoopis teine maailm, hoopis teistsugune maailm on. Ja mis on huvitav jah, ütleme, et praegused noored, mida ma olen avastanud nende puhul, on hoopis teistsugused, kui minu põlvkond oli. Minu põlvkonnal oli ikkagi asjade omamine, muuhulgas ka näiteks auto omamine või asjade ostmine oli nagu osa sellest vabadusest. Sa olid vaba, sa said teha, sa said tarbida, sa said osta, sa said tegutseda. Tänapäeva põlvkond ei tee seda. Noortel ei ole üldse mingit sihukest värki, küsid, et kas midagi on uut vaja, telefon on pooleks. Ei, kuule, see kõlbab küll. Ma ei tea, minu põlvkonnal oli see hoopis teistmoodi. Kuidagi väga erinev on see. Aga ma ütlen, noorema puhul ma kindlasti olen võtnud rohkem aega maha, et noh, meelega. Ja see on väga okei minu meelest. Et ega siis lõppkokkuvõttes jah, ma arvan, et enda hingele on hea ja lastele ka. Nii ta on, et see on uuest, minu meelest vanemlus on üks kõige ägedamaid asju, mis maailmas saab üldse olla. Sa näed, et sulle tekib saba järgi ja sa näed, et ta käitub nagu sina. Ja sa näed, mis asjad sulle enda juures ei meeldi, sest ta teeb neid samu asju. Aga nii huvitav, et selle välja tõid just selle tehnika asja, et ma olles õppejõuna, kõik räägivad ka, et need noored on jõukas, siis ma vaatan, neid ei ole. Ei ole. Täna 8:15, kõik olid kohal, kuulavad, vaatavad, tähelepanu on sulle. Ma ütleks, et vanem generatsioon väsib kiiremini ära, jälgib sind vähem, küsib täpsustavaid küsimusi vähem. Noored on, nad võitlevad vastu, mõnel pole enam Facebooki kontot, ütleb, mind ei teeni see. Mul pole Instagrami.
et seda on huvitav vaadata, aga vanem, mõtleme oma vanemad ja sõpruskonnas vanemad inimesed, kes on ikkagi vaatavad telekat ja nad on nii selles vanas asjas nagu kinni. Ja lahe on, kuidas sa räägid oma 8-aastasest pojast ja ma loodan, et ta ikkagi võtab sul tohutult veel unetunde oma küsimustega ära, sest jah, täna jälle, eks, aga ütleme, ei noh, küll ta lõpus magama läheb. Täna lähed koju, kus sa käisid? Ja. Miks sa seal käisid? Mis sa tundsid? Vahel küsib ju. Ja. Aga ei, ma arvan ka, ütleme, ma ei ole ka jaganud kunagi seda seisukohta, noorus on hukas, sest minu meelest järgmine põlvkond on kindlalt nagu nutikam, parem ja tublim, eks. Ma ei tea, miks see nii tundub, aga ütleme, et vähemalt need vead, mis sa ise oled teinud, nemad jätavad tegemata ehk. Hästi nad teevad uued vead, ma arvan, küllap. Uued ja paremad vead? No kindlasti, moodsamad. Ja see asjade omamine, see on, ma pole sellele nii mõelnudki, aga vanasti oli see prestiis. Kellel on see on rohkem? Teistmoodi täna. Ma arvan, et see kõik, mis kirjeldab seda nii-öelda subscriptionit, lõpuks hakkab asjadele ka muutuma, et ütleme nii, et meie põlvkonna jaoks on nagu, ütleme, asjade omamine on nagu killuke sellest nagu vabadusest. See on vabadus. See on ka, miks inimesed näiteks, miks minu meelest paljud inimesed, kes mõistavad, et näiteks automaks peaks olemas olema, eks ju. Ma nüüd ei räägi maksupooltega vastu, aga miks paljud inimesed on tigedad, sest nende jaoks sa maksustad nende liikumisvabadust. See on vabaduse osa. Ja see on nagu vale. Aga ütleme, nooremal põlvkonnal, ma arvan, ei ole mingit sihukest kiindumust, et nende jaoks on asi, tarbe, ese, hoopis teine maailm. Et ma arvan, et 20, 30, 40 aasta pärast kõik see on subscriptioni põhine, eks ju. Saade on arvutustehnika, mälu, inimesed. Kodu, auto, kõik on subscription. Good luck with that. Selles mõttes neil ei ole seda nagu ankrut, mis hoiab sind nagu ühe koha peal. Ma ei tea, kas see maailma paremaks teeb, aga teeb inimesed kindlasti vabamaks asjadest, eks ju. See, mis sa välja tood, on täpselt see, millega me noortega omavahel räägime ka koolis, et mitte see, mis ma oman, vaid mida ma oskan ja mida ma olen kogenud. Noored tahavad õppida väljas, lähevad läbi või selle Erasmuse. See on nii äge vaadata, ägedad võimalused lihtsalt olla kuskil keerises kusagil mujal ja kogeda seda. Väga äge. Küsimus saalist veel. Ennem üks tegelikult väga hea armastas käed, aga siin oli ennem üks käsi ja ei jää võlgu. Härra peaminister. Minu esimene küsimus on, meie vestluse alguses nimetasite, et teid ei hirmuta või ei ärrita inimeste ette astumine. Ja mind huvitab, mis teid ärritaks või erutaks sellisel viisil, et natuke tõmbab seest õõnsaks. Mis teema see võiks olla või olukord? Ahah. Ma arvan, et ma olen kõige nagu tigedam võib-olla siis, kui ma tajun, et ma oleks võinud ise midagi teisiti ja paremini teha. Ma olen enda vastu kõige suurem kriitik, ma arvan. Et see mind ärritab. Ma nagu, kõik me oleme nagu erinevad täiuse otsinguga, eks ju. Minu sees on veidi seda Mr. Monki, ma ei tea, kas te olete seda telesarja näinud, eks ju, aga mingid asjad peavad olema nagu hästi tehtud ja pagan minu elualal see alati ei õnnestu, eks ju. Nii et kui ma näen, et ma oleks tegelikult saanud paremini teha ja ma ei teinud, siis ma olen veidi pahane. Ja vahel ma olen ka oma meeskonna puhul näiteks öelnud, et ma ei praga kellegiga, aga ma ütlen, et vaadake, et siin me oleks saanud paremini teha, eks ju, see mind nagu häirib. Ja võib-olla ei teagi, mis mind veel nagu üldiselt pusi välja mingi ebaõiglus häirib mind kõige rohkem, kui ma näen, et kellelgi tehakse ülekohut, see häirib. See. Ja teine küsimus, aitäh selle küsimuse vastuse eest. Härra peaminister, me oleme kuulnud aja jooksul teie arvamusi, teie sõnavõtte, mis on olnud väga head ja mis on olnud väga-väga head. Aga üldiselt te olete peaminister ja te peate väga paljude asjade pärast muret tundma ja sõna võtma paljudel teemadel. Kujutleme nüüd niimoodi, et me keerame kinni need mikrofonid siin ja me paneme ära need kaamerad. Ja isegi need inimesed siin me tõstame kõik ukse taha ja jääb ainult väike valgus siin lava nurgas või seal raamaturiiuli nurgas ja te istute siin täiesti üksi. Mis teie südames teile kõige rohkem muret teeb, kui te päriselt oma südames mõtlete ja te ei pea esindama meie vabariiki?
ma ei ole loomult väga murelik inimene. Ma tõenäoliselt istuks vaikuses rahus, ma võib-olla kõlab nagu nõmedalt, aga ma ei plaani kunagi sinna sattuda, ma rõhutan, aga üksikvangistus mulle sobiks, et COVID-i ajal näiteks kõik olid väga rahutud. Minule väga meeldis, koosolekud olid Teamsis, tegin samal ajal pannkooki, olin koosolekul kodus, õppisin erinevaid toite tegema, siis ostsin endale kangile rauda juurde, jalgratas oli kodus, jalutasin, oli koosolek, mul ka see kõik sobis, et selles mõttes ma ei ole väga rahutu, aga kui te küsite, et mis maailmas tegelikult nagu loppis on, siis ma ütleks, et maailm ei ole täna, ei ole nagu teab, mis heal kursil, eks ju, meie kandi julgeoleku pärast. See on nagu asi, mille pärast ma muretsen. Kõik muud asjad saab tegelikult, eks, et vahel läheb paremini, vahel on kütusehind madalam, kõrgem, poes kallim, odavam, see kõik möödub. Aga ütleme nii, et väikse riigi ise püsimine on väike ime. Võib-olla isegi suur ime. Selle pärast muretseks, see oleks ainuke asi. Aitäh. Ma ei ise mõtlema. Kui me teid kõik välja nüüd ajame, valgused ära kustutame, mis mina siis küsiks? Ma jääks rahulik. Ma teeks väikse une. Ja siis paneks tuled põlema ja salvestaks edasi. Just. Ja ma mõtlen täitsa, see oli hea küsimus. Väga julged küsimused. Ja võtame uue kursi. Teadupäraselt inimesed on rääkinud, et sa oled väga põhjalik, läbimõeldud kõik, et kui lähed reisile, siis kui kõik lähevad 2 kohvriga, sa lähed 6. No ma forseerin natuke üle. No jah. Et sa oled valmis kõigeks, justkui. No äkki võib vaja minna midagi. See on veidi tõsi küll, jah. Et aga... Kus see tuleb? Mulle meeldib ise hakkama saada. Sellepärast. Ma ei taha võib-olla asju küsida, ma teen ise. Ma ei tea, kas see on tugevus või nõrkus, ma arvan pigem suures meeskonnas töötades pigem nõrkus, muidu nagu tugevus hakkama saamiseks. Aga mul oli küll kunagi oli üks kohver, kui me läksime esimest korda vist kuskil Ühendriikides või kaugemale. See oli tõesti nii suur, et sõbrad kutsusid seda ühetoaliseks korteriks. Seal olid kõik asjad sees, päriselt ka. Aga nüüd ma käin ikka käsipagasiga, et selles mõttes ajad on muutunud. Ajad on muutunud, aga kas selline liigne planeerimine ja ülemõtlemine on ka kuidagi nagu tagasilööke tekitanud sinu elus? Ei midagi tegemata sellepärast pole jäänud. Ma arvan, midagi tegemata pole sellepärast jäänud. Ja ma ei arva ka, et ma nüüd ütleme, et kõik ette näeks või kõike prooviks planeerida, aga üldiselt ma arvan, et ma tunnen ära nii võimalused, kohukohad ja tihtipeale ütleme, sinna kotti pannakse ikka need asjad, mis lahendavad neid probleeme, eks ju. Piltlikult öeldes serviis, võimaluste pärast, serviis kindlasti, karafin ka. Aga ei, ega siis ütleme, kõike seda ei ole vaja, et ma ei tea, ajaga, mida aega edasi, seda vähem asju ma olen õppinud kaasa võtma. Mitu nädalat enne sa kohvri pakid, kui lähed puhkusele? Puhkusele? No tavaliselt eelmine õhtu, üle-eelmine õhtu, ega enne ei ole aega ka. Ilus, sest tegelikult see etteplaneerimine on, sa oled lasknud sellele minna. Ja. Me ütleme nii, et ma ammu enam ei ela selles maailmas, et ma arvan, et kõik vajalikud asjad on võimalik kaasa võtta, et lähed Itaaliasse, võtad makaronid kaasa. Ma ei ole seda kunagi teinud, eks. Aga lihtsalt ei arva ka, eks. Aga teisest küljest ütleme nii, et kui keegi astub kuskil naelajalga või kellelgi on plastrit vaja, siis mul on see olemas. Kindlasti, jah. Ärge seda tehke. Või siis tehke. Sul on praegult on kaasas plaastrid? Kotis on. Tänan küsimust. Ja mul oli lihtsalt pöial katki, siis ma kasutasin seda. Okei. Aga jah, ma lihtsalt päris palju lugesin selle kohta, et sa oled väga tugev planeerija. Inimesed hindavad, tead, see on levinud jutt, see on veidi müüt ka. See on välja mõeldud? Ei, mitte üksiti, aga ma lihtsalt vahel tean, mis tuleb. Mitte paha pärast, mõttes sa oskad ju tõenäosus hinnata. Aga lihtsalt, kuidas ma ütleks, ma olen õppinud elus inimestele seda ka alati mitte ütlema. See põhjus tagajärg seos on ilmne, eks ju, kui inimene hambaid ei pese, siis ühel hetkel tabab teda igeme põletik, eks ju, see on selge. Trennis ei käi ja saia sööd, ühel hetkel tõenäoliselt tulevad mingid vaemused. Selge jälle. Et poliitikas, ühiskonnaelus, mingis toimetamises, kui sa ikkagi näed, et inimene kuskilt laseb üle nurga, sa tead, et sa sinna viib, kui sa talle seda ütled, on umbes 30% inimesi, kes ütlevad aitäh, teevad korda. Ülejäänud 70 on su peale tigedad, sest nad arvavad, et sina kutsusid selle pahanduse esile. Et sellest tuleb see põhjalikkuse jutt. Ma tihtipeale mõtlen ka mingid detailid läbi, eks ju.
aga see ei tähenda, et ma alati suudaks neid läbi mõelda või veel enam, et ma ei suudaks lahti lasta, et ma suudan kõike läbi mõelda. Ma lasen sellest lahti, ma ei suuda ka kõike teada. Aga kui sõpradega lähed reisima, oled ära planeering, millal on muuseum, kus hommikus sööte, millal ujute? Seda ma ei tee, ei. See on hea. Ma olen aktsepteerinud seda, et hommikul lähed, astud välja, kust iganes hotellis sa oled ja küsid, et kuhu läheme. Mul ei ole seda muret, ma ei kuulu nende hulka, kellel on päevakava ja kõik need asjad. Jah, on tööl on, aga vabas elus ei ole. No, tööl võiks olla mingi kava. No on, mul on kalender selleks. Ei tea, kes seda täidab, aga... Ja. Väga hea. Veel üks küsimus saalist. Noor mees siit eest esimest reast. Härra peaminister, küsin vastutuse kohta. Teil on selline huvitav amet, et töö kunagi otsa ei saa ja võib-olla erinevalt ka näeks mingisuguse väiksema ettevõtte juhtmisest hästi palju on kaalul. Juba siin rääkisime julgeolekust ja muust. Et tööpäev saab lõpuni, ühel hetkel kell on 5 või 10 või mis iganes kell see tööpäev lõpeb. Töö tehtud ei ole, hästi palju on kaalul. Kuidas te haldate ära selle, et peab olema töö ja puhkus, samal ajal töö on ääretult oluline, kuskil tuleb mingi joon tõmmata ja kuidas sellega leida ühes küljes enda sees rahu ja samal ajal, kuidas siis hallata ära ka kõik see, et teistel on mulje, et oleks pidanud tegema rohkem teistmoodi paremini? Väga komplitseeritud küsimus muidugi. No, enda jaoks ma mõtlen pigem nii, et mina panen näiteks oma nädalas juba pikemat aega. Ma püüan selle nädala sättida ja alati õnnestu. Ma planeerin oma kalendrit sedasi, et ma planeerin sinna sisse enda jaoks need kohad, mida ma tahan. Ja tihti ma jään hätta just sellise mõtlemisaja leidmisega. Mul on eraldi mõtlemisaega vaja. Võib-olla mõned otsustavad käigult, mina tahan mõelda. Ja teine asi, ma panen alati nagu need trennid ajad sinna ära. Ma ei tea, lihtne asi, eks, aga lõppkokkuvõttes on nii, et kui sa lähed trennis, sa lüütad ennast välja, teed keha korda, vaimseb natuke puhata ja sa lähed jälle edasi, eks ju. Ja tihti mu rütm ongi nii, et ma teen päeva ära, teen trenni ära ja õhtul loen edasi või kirjutan edasi, eks ju. Noh, see minu jaoks teeb pea selgeks, eks ju. Mõni teeb jalutuskäigu, mida iganes, eks ju. Igalühel see on nagu minu jaoks nagu oluline, eks. Ja sellega ma sätin oma rütmi paika ja ütleme, et jah, kindlasti on mingid päevi, kus ma nagu tajun, et ma ei saa seda korda, ma ei saa seda ära lahendada, aga ütleme, siin aitab selline nagu arusaamine, et ühel hetkel sa pead isendale ütlema, et sa oled täna teinud piisavalt, edasi teed homme, eks ju. Sa ei saa lihtsalt rohkem enam teha, sest kui sa jätad mootori tööle, aju tööle, siis sa ei ole homme enam nagu nii terav, eks ju. See ühel hetkel lüütud välja, eks. Mis on ka nagu loogiline, seda on ka juhtunud. Ja selle vastu, et inimesed arvavad, et sa piisavalt ei ole teinud, ei saa meist keegi. Ei tule sellist, ütleme nii, et üldiselt on väga nagu populaarsed ikkagi need, kes ja kelle kohta öeldakse, et nad on üldiselt nagu toredad, need, kes ei vastuta nagu reaalsete nagu otsustest. Ma ei tea kellelegi ette midagi, aga ma ütlen, et tavaliselt on ikkagi need inimesed, kes ei pea nagu ühtegi halba otsust tegema või ühtegi reaalset otsust tegema, et nende elu on lihtsam selle võrra, eks. Sa saad olla mõnus ja on lihtsam, eks. Nii et peaministri elus, kuidas öeldakse, tahad olla väga kõigile meeldida müüa jäätist, eks, või mis see lause on, eks, et see on niisugune värk. Nii et ma ise mõtlen enda rütmi, ma suudan paika saada ja enda jaoks nagu selle värskenduse vahele teha, eks, aga seda, et teised oleks lõpuni sinuga rahul, seda ei ole võimalik vähemalt. Ma kardan meie ajastul minu ametis praegu tagada. Kui tuleb see päev, et me leiame Hiiumaalt nafta, nagu kunagi reklaam lubas, hakkame seda pumpama, siis arutan põhiliselt, kuidas ainult raha jagada. Ma arvan, kõik on rohkem rahul. Kõik on rohkem rahul. Ehitame, täidame Eesti tihedalt kunstimuuseumite võrgustiku. Kõik see värk. Aitäh sulle. Nafta, Hiiumaal nafta. Oli siuke reklaam, oli kunagi, mingisugune reklaam oli, et Hiiumaal leiti nafta. Ma arvan, seal peab ikka väga palju kaevama. Ja. Saarlased ütlevad, et kui suure augu sisse kaevad, läheb saar põhja. Ja ma arvan, see nafta otsimisega see seal juhtukski. Ja. Aga järjepidevus. Mina arvan, et elu seisneb hästi lihtne valem. Ma tean. Kuulake nüüd. Ikka pisikeste asjade tegemine järjepidevalt. Et enamus protsessides põhitöö kõrvalt, et sa tahad eristada, tahad kuidagi tulla esile, siis sa pead tegema selleks eduks on nii väga vähe vaja tegelikult. Seda on nii lihtne teha, aga selle paradoks on seda on lihtne ka mitte teha. Ja kõik tahavad ju 300% olla homme parem.
Kus sina näed seda järjepidevust, sa oled hästi järjepidev inimene. Lugedes sinu kohta ja viies ennast kurssi, mulle endale tundus seda kõike vaadates, et sul on mingi süsteem. Ma ei tea, kas on ikka süsteem, aga ma hindan ka järjepidevust väga palju, et ma ise usun ka sellesse, et sul ei ole võimalik homme täpselt see 300% parem olla, et ma käin spordisaalis üks aeg-ajalt ja ilmselt paljud käivad seal ja tavaliselt on seal niimoodi, et jaanuaris on neid, kes on saanud selle 10 korra kinkekaardi. 300%, jah? Sellest kasutavad ära, nagu treenerid ütlevad, umbes 3-4 korda, siis on lihased valusad, siis aitab küll. Ja siis on veidi enne suve ja siis on veidi enne jõulupidusid. Ja ma kogu aeg seda näen ja see tuletab mulle nagu veidi meelde ka seda, et tegelikult kui sa kuhugi jõuda tahad, siis see protsess iseenesest juba nagu välja ilmumine, kas või poole kaupa liikumine iga päev on tähtsam. Ja näiteks minu elualal on see, et sa tunned, et see valdkond sind huvitab. Sa loed seda, mis maailmas toimub, sa loed uudiseid, sa jälgid, mis toimub, sa üritad trendidest aru saada, sa püüad mõista, miks mingi trend on tekkinud ja tihti ei mõista. Tihti ei mõista, sa ei näe tegelikult asju. Sa ei saa aru tihtipeale, aga lõpuks sul kuskil ikkagi mingi mõistmine saabub, eks ju. Ja võib-olla poolik. Nii et selles mõttes järjepidevus nagu oma elualal või kuhu iganes sa jõuda tahad, on tihtipeale tähtsam kui see üks suur nagu selline ettekujutus, et nüüd ühe korraga saan korda. Ei trennis ei saa ega töös ei saa, eks ju. Et kui sa tahad paremaks saada, siis iga päev samm haaval, eks ju, jätad ühe saia õhtul söömata, eks. Juba on tohutu läbimurre, eks. Aga ühe päeva nälgid tõenäoliselt ei muuda mitte midagi, eks. Ja me kõik tahame kiired lahendusi. Ja, väga. Saada mulle link, mis päästab minu elu. Ei, tihti see lingi saatmine on sellepärast, et sa ei viitsi seda teemat rohkem käsitleda, et saada link. See on tihtipeale tänapäeval nii. Ja. Aga kogu selles protsessis, ma saan aru, sinu vanematelt insenerid, seal ei ole, seal sa pead mõtlema alati pikalt ette ja sul peab olema plaan. Tihti, kui sul plaan ei ole, sa oled osa kellegi teisest plaanist. Ma saan aru, et sealt tuleb see järjepidevus, mida ma ise andetu inimesena hindan tohutult, et tahad midagi suurt ehitada, siis hakka minema. Iga päev 1% on 365% aastas, see on kannapööre, see on revolutsiooniks kutsub külarahvas seda. Tahad revolutsiooni teha, natuke iga päev. Aga millal viimati sa vaatasid ise oma protsessi üle ja tundsid, sa ei ole üldse rahul, et see ei ole mees, kelleks ma olen tahtnud kujuneda või mitte, et ma tahan, et sa hakkaksin nüüd morbiidselt heietama, vaid ikka on need momendid ja me ei oska tihti seda ka sõnastada, aga see on see, millest on meil kuulajatel, vaatajatel kasu, et nad saavad aru, et me oleme täpselt sama jama sees. Supleme. No nagu ma ennist ütlesin, ma ikka mõtlen tihti peale sellest, et kuhu ma jõuda tahan ja ma ütlen, võib-olla see nagu ei ole mõtteharjutusena hea, aga aeg-ajalt tasub niimoodi mõelda, et kui sa seda toimetad, mida sa toimetad, kus sa täpselt 15 aasta pärast tahad olla või 20 aasta pärast ja siis sa mõtled, kas need vahepealsed postid on sinu jaoks aru saadavad, kas sa liigud selles suunas ja ma ei mõtle ametiposte, vaid teekonnaposte. Et üldiselt teekond muutub väga arusaadavaks, kui sa tead umbes, kuhu sa jõuda tahad, mingis valdkonnas midagi teha tahad. Ja kui küsida, et kas ma nagu olen rahul mingite asjadega, siis mingite asjadega ma kindlasti olen rahul, jah. Ja see on oluline on ka mõista, et tuleb endaga mingites asjades rahul olla. Sest kui sa ei ole endaga üldse rahul, siis on väga nagu raske toimetada, eks sul peab ikkagi mingi kese olema. Ja. Aga ütleme nii, et kui küsida, kas saaks paremini mingites asjades, jah, saaks, kõvasti saaks. Ja selleks mina näiteks küll küsin nõu, eks ju, ma üritan tagasisidestada, küsida erinevate inimeste käest ausat arvamust, eks ju, et ausa arvamus on palju rohkem väärt kui lihtsalt nogutamine, eks, et mina olen püüdnud alati ehitada nagu oma meeskondi ja seda tagasisidestamise foorumit ka sellele, et inimesed ütleks sulle, mis nad arvavad, mitte et nad on suga nõus. Nõus olemine, tihtipeale nagu öeldakse, et siis ma oleks võinud ise endalt küsida, et siis ei ole mõtet aega raisata, eks, et tihtipeale kriitiline arvamus on tihtipeale rohkem väärt. Et selles mõttes ma ikkagi tihti küsin endalt, kas ma olen rahul sellega, kus ma ise olen inimesena, juhina, kolleegina, eks ju, ja tihtipeale saan ka nagu tagasisidet, et siin võiks olla parem, siin võiks leplikum olla, siin võiks olla selline, teine, kolmas, see aitab kindlasti kasvada ka. Aitab. Ja.
Noh, tänapäeval on selleks erinevad võimalused ka olemas, sa võid võtta endale sellise nii-öelda juhtimiscoachi kõrvale, kes aitab, eks ju, väga paljusid inimesi on, kes siukest aitavad tegelikult, eriti juhina. Sul on seda vaja, sest mida nagu tipu poole sa liigud, seda hõredam see on, seda vähem sa saad seda ausat tagasisidet, ega alati, no miks ühiskonnas või miks üldse juhtimises nii on, et sellepärast, et noh, kui te näete juhte või ise juhiks kunagi muutute, mis iganes meeskond, see on väike suur, siis hästi suur viga on ja ma möönan, et ilmselt minagi olen nooremas põlves seda teinud, aga hiljem üha vähem, on see, kui sa ajad sassi nagu info, arvamuse, tagasiside selle inimesega, kes seda annab. See on väga oluline seda eristada, sellepärast, et ka ühiskonnas, ka üldse töös, kui inimene toob sulle halva info, siis see ei ole tema. Aga väga tihti on juhte, kellele sa ütled, et noh, miks ma näiteks ütlesin, miks ma inimestele ei ütle tihti peale, mis võib olla võimalik tagajärg, siis nad ajavad selle sassi selle info andjaga. Noh, kui sul on pael lahti, et sa võid kukkuda, eks ju. Aga see ei ole minu süü, et sul pael lahti on, ma andsin sulle info. Aga tihtipeale inimesed suhtuvad sinusse pahasti. Ja ise juhina ka nagu sama selle vea teed, eks ju, siis sa teed. Et selles mõttes ma ikka küsin ja küsin ka kriitilist tagasisidet, eks ju. Ja noh, ma muidugi pelgan, et ega inimesed tänapäeval on väga hoolivaks muutunud, nad arvestavad su tunnetega, vanasti olid nad vähem hoolivad. Aga no nii on, noh, selles mõttes tuleb küsida, saad vastuse ka. Vanasti nii, ma ei küsi ja sa ei ütle. Nüüd on nii, et... Ja ei, üldiselt, noh, meeste seltskonnas tihtipeale istutakse, ei öelda ka, eks, lihtsalt vaadatakse kaugusesse ja kõik on hästi. Tõsi. Sa ennem minnes korra tagasi, ütlesid see 8-aastane poiss, kes küsis su käest, et mis sa täna tegid ja kuidas sa täna tunned. Kui lihtne on sul lasta, see tuleb, jätku küsimus tuleb, kui lihtne oli sul lasta vanematel lastel juba kodust välja minna? No ma olen nüüd julgustanud minema, aga nad pole veel kuhugi minema hakanud, mulle tundub. Et ma ei taha neile ülekohut teha, aga Tehnikaülikoolis on vanem, eks, ja noh, talle meeldis tehnika, sellepärast ta sinna läks, eks, aga ma olen ikka julgustanud, et äkki vanem, Eveliniga koos minu elukaaslasega vestlesime ja ütlesime talle ikka, et kuule, et äkki läheks Tartusse või kuskile väljamaale või noh, et võimalust maailma lahti kasutada juhust, ega kunagi ei tea, mis hulluks läheb, eks ju. Mõtles natuke, et ei, Tartusse ühistransport ei pidanud nii olema. No täitsa sõbralikud, naljaks, eks ju, aga noh, lastega nii on ja noh, ütleme Tehnikaülikool küllap talle sobis, eks ju, ja keskmine poiss, kes on ajateenistusest, tema ütles, et tema tahab ka minna Tehnikaülikooli, tal on oma eriala, eks ju, mis teda huvi pakub, nii et noh, võib-olla tulevikus läheb järgmisse kuskile, ma ikka julgustaks kõiki minema kuhu iganes. Ma ei teeks üldse sellest, ei pilgutaks silma ka, sest ütleme ausalt, see võimaluste aken, kus maailm on lahti, kus sul ei ole lapsi, kodulaenu, eks ju, kõike seda muud, see on üliväike. Tegelikult, kui kellelgi on võimalus kasutada ära, pedaal põhja, kunagi ei tea, millal tuleb kodulaen ja kõik muud asjad. Kodulaen on nagu eratreener minust. On. Ei jää kunagi hiljaks. Ja kasvab. Ja Euribor muutub. Euribor kogu aeg, see on kogu aeg alati üllatus, et sealt saab mängida. Kuhu ma selle jätkuga tahtsin, et mu küsimus on tegelikult, et kellele sina püüad muljet jätta ja kas sa oled valmis selleks, et sa küll juba vastasid ära, kas sa oled valmis, et see 8-aastane meie ei tule õhtule ja küsib. Sa lased nendel tibudel lihtsalt lennata? Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, sest minule anti vabadust ja ma arvan, et see oli nagu väga hea. Sa pead ikka ise järgi proovima, ega siis pead korra riidekappi kukkuma, ega midagi teha ei ole. Et ega see käib asja juurde. Kui ilus on see, sest väga paljud minuealised ka meesterahvad ütlevad, et neil siiamaani ema helistab, küsib, mis ta teeb. See on okei. Mul oli üks sõber. Iga nädal. Ja ikka. Ema kirjutab SMS-e ja näiteks üks asju ikka. Aga ta on hoopis teised mõtted, kirjutab seal, mis on turuhinnad näiteks naftast ja niisugused asju kirjutab. Aga mul oli üks sõber, kellel oli ema, kes töötasime koos, ta oli kampaaniajuht. Ja siis talle ema kirjutas ühe SMS-iga alati kõik ära. Kirjutas, et kas sa juba sõid, kas sa ikka trennis käid ja B-s, kas sul on naastreffid on all kõik üle ühes SMS-is. Üks lause. See oli üks lause enam. See on väga okei, aga noh, eks ma küllap ma siis ajan oma lapsi niimoodi hulluks, eks ju. Tänapäeval kirjutad juba selles signalis või WhatsAppis või mis siis sellel ajal tuleb, eks ju. Ja, kõik tähed on väiksed ka. Ei, minul ei ole, aga võib-olla neil juba on. Aga kellel sa muljet jätad? Ei tea. Eks see hiljem selgub. Ma arvan, et
et ma arvan, et ega tihtipeale on nii, et see ainukene selline nii-öelda hinnang tuleb ikkagi ajaloos, eks ju, et mis nagu vastab enam-vähem tõele, et hinnatakse ära, umbes kaalutakse, kas see sellel ajal, mida sa tegid, oli nagu mõistlik, eks lõppkokkuvõttes, kas sa elasid oma elu hästi ja mõistlikult. Ega siis see kõik vahepealne on ajutine, noh, ega siis, kuidas ma ütleks, täna on nii, homme teisiti, mis seal ikka, eks. Et ma liigselt ei muretse. Aga jah, ma ütlen, et kindlasti lastele püüaks ikka eeskujuks olla positiivses mõttes, eks. Siis me ikkagi jätame muljeid. Mulle meeldib see mõistlik sõna. See on minu meelest megamäng. See on umbes sama hea, kui jää oma liistude juurde. Et kui keegi ütleb, et kas see on mõistlik? Kas minu mõistlik ja sinu mõistlik omavahel tegelikult saaks võistelda, et kuule, kas see on ikkagi mõistlik, et kaks täiskasvanud meest istuvad lava peal ja kas see on mõistlik, et inimesed ostavad pileti ja on publikus. See ei ole väga mõistlik. Kui see projekt hästi lendab, leiab kõnevinda, on populaarne, see öeldakse vedas sul. Mõistlik saab uue nagu mõiste. Mõistlik. No see ei ole mõistlik. Kas on mõistlik? Mõistad mind? Ole kindel. Millal sul kas oli mingi hetk, kus sa tahtsid nagu sõna otsa mõtlesid teha, lihtsalt kanna pöörde ruumist välja ja jalutada, kui keegi ütles, et kuule, kas see päriselt, see ei ole ju mõistlik, mis sa teed? Ja, sellist tagasisidet ikka tuleb. Vahel on see täitsa mõistlik jutt, mida inimesed räägivad. Midagi teha ei ole. Ei no, vahel sa teed asju, mis tegelikult ei ole ka mõistlikud, ükskõik millise mõõdupuu järgi. Kuidas sa tead, et see oli mõistlik, kui sa ei tee mitte mõistlikku? Tekitad kontrasti, vaata. No, öeldakse, et tark inimene õpib teiste vigadest. Ja. Aga? Aga no vahel tuleb ikka ise ka ära teha, eks. Ja. Nii on, jah. Aga ja, veel viimased küsimused publikust. Ma näen ühte julget kätt. Oota üks hetk, sulle tuleb mikrofon. Tere õhtust. Küsin seda, et mis on teie elu moto, mille järgi te elate? See on küll päris keeruline. Maailm lõpu küsimus. On veidi küll, jah. Ma ei tea, kas ma olen seda kuidagi enda jaoks päris niimoodi ära mõelnud, et ma arvan, et ma tahaks nagu kasutada enda aega selleks, et see maailm saaks nagu grammi võrra paremaks, ise teha asju, mida tagasi vaadates on nagu hea vaadata. Aga selle käigus tahaks ka elada, et ütleme, et mitte liiga nagu raamides kinni tihti peale olla, et ikkagi veidi ka nagu asju juhtuks, eks, et umbes sellisel viisil, aga ma ei tea, kas seda nagu motona suudaks ma sõnastada kuidagi, et ma ei ole veel sinna etappi jõudnud elus. Et mul on ikkagi unistus ühel hetkel, et ma nagu istun kuskil jõe ääres ja püüan kala ja ma siis luban mõelda selle peale, et ma vahel ka püüan kala. Aga lihtsalt jah, ma ei ole kindel, et ma veel nagu sinnamaani olen jõudnud, ma oskaks sõnastada seda, et kuidas mu elu on läinud või kas see on nagu selles raamis kuidagi või selles, kuidas öelda, ilma kasutamata sõna mõistlik, eks ju, et seda ma ei kasuta, eks. Ma ei tea, kas mul sellist motot on. Aga ma arvan, et paljuski on mul kinni nagu toimetamise viisides on ikka see, et ma tahan mingid asjad ära teha ja ma tahan neid korralikult teha. Need on minu nagu sellised nagu juhtmõtted. Aga kas alati õnnestub ära teha ja kas alati õnnestub korralikult teha, võt see on juba nagu selline, kuidas öelda. 50-60. Aitäh. Aitäh. Veel üks küsimus saalist. Ma ütleks selle peale viimane küsimus. Nagu me ennist siis rääkisime sellest vastutusest, mis tuleb ka tegelikult selle ametiga, siis võib-olla tahaks teada, kas on mingid nippe või mõttekäiku või ideoloogiat, kuidas ise lahti lasta sellest, võib-olla siis kas sellest negatiivsest tagasidest või mis pannakse õlgadele, et lõpuks saad ikkagi ka inimene, et sa ei saa seda kõike endale sisse võtta. Et kas on mingi mõttekäik, mis sa endale olete nii-öelda lahti mõelnud, et olla ka inimene, mitte kogu aeg nii-öelda peaminister ja vastutada kõige eest? No jälle hea küsimus, et ma ise olen jah mõelnud nii, et kui ma hiljem vaatan tagasi, alati seda saab iga päev mõelda, kui tahad, et kui ma hiljem vaatan tagasi, ma mõtlen, ma kaalun neid asju, mida ma ära teha sain
ja see kõik muu müra taandub tegelikult. Ja kui sa kõike muud seda nagu sellist, ütleme seda etteheiteid, mis osad on põhjendatud, eks ju, sa ei lahenda kõiki maailma probleeme, eks ju, iga päev on uued probleemid ja tõsi, ei lahendagi ja kui piisavalt tähelepanu pööraks, võib-olla lahendaks ja veel paremini. Aga see kõik lõppkokkuvõttes on ikkagi nagu suurte asjade ja suurte otsuste, suurte protsesside kõrval müra, eks ju, et ma ei taha kuidagi olla nagu ühegi kommentaari suhtes ülekohtune, kindlasti mitte, aga elus on teil ka niimoodi, et kui te mõtlete selle peale, et ühel hetkel, ma ei tea, te olete 20, siis olete 30, siis 40, siis 50. Teil on pere, teil on lapsed. Ja siis te nagu mõtlete, et mis seal nagu tegelikult olulist on, eks ju. Siis sa oled tööelus need asjad ära teinud, jah, selle maailma oled veidi paremaks teinud, sa oled ühiskonnale tagasi andnud. Sa oled oma perele selle andnud, eks ju, sa toimetad nii palju, kui sa saad. Aga need asjad lõpuks ongi olulised. Kõik see müra taandub, sa unustad selle ära. Isegi prillidega tüübid ei mäleta, mis oli üleeile, eks ju, mingites kohtades. Ja see on nagu see, millest tasub nagu vabaneda. Ja ma ütlen, mind aitab välja lülitada ikkagi nagu füüsiline tegevus, et mina käin trennis, selle pärast käingi, et see laseb mul aju lahti ja ütleme, aitab ütleme edasi minna. Ja ühel hetkel sa pead suutma endale öelda, see on väga raske, sa oled täna piisavalt teinud. See on hästi oluline lause, et sa ütled, ma olen täna piisavalt teinud, ma ei saa rohkem teha. Sest mul oli vanasti siuke komme ikkagi, et kui ma ei lahendanud mingit probleemi ära, ma jätsin selle nagu ööseks tööle ja hommikul tihti oli ka vastus olemas, eks ju. Aga see ikka väga kurnav, eks ju, sa pead ikkagi välja puhkama, eks ju. Nii et selles mõttes trenn, lahti laskmine mingil hetkel, eks see on päris raske. Eriti kui sul on see ühetoaline korter kohvri nagu kaasas on aju sees. Aga sa pead lahti laskma. Ja ma olen õppinud ka seda, et maailm on muutunud palju keerulisemaks, kui ta on kunagi olnud, eriti selles ametis. Sa kuskil töötades võid arvata, et sa kontrollid sündmuste nagu jada, aga sa ei kontrolli. Tõenäosused, trendid on ainukesed asjad, millega sa võid mingil määral arvestada. Näiteks seda, et kui USA-s on bensiinidollar on üle $4 gallonist, on ju, siis üsna varsti hakkab sõja lõpp paistma, eks ju. See on tõenäosus. Eks? Millal ta lõpeb? Veel ei tea. Pole teada. Nii et ütleme, et selliste asjadega saad arvestada. Aitäh. Mulle meeldib see mõte, et tegeleme probleemidega selles järjekorras, kui nad tekivad. Jah, Välisministeeriumis on üks siuke lause, see päev, see mure. Ma ei tea, kas nad alati selle järgi töötavad, aga nii on. Ja. Väga hea. Minu meelest on kõlanud publikust väga mõnusad küsimusi. Ma täiega kasutan seda. Siin ei ole seda, et helista sõbrale. Mul seda varianti, et aga see vestlus, ma olen väga tänulik. Nagu siiralt. Mulle meeldis see vahepeal, see vaikus, mis siin oli. Ja kõik need mõtted, mis ma siit kaasa võtan, kuidas sa oma lapsi kirjelisid kui värvikalt ja see kohver, mis suga ikka väga palju kaasas käinud on ja endiselt võib-olla mõnes kohas ikkagi pakid ikkagi kaasa. Ja milline privileeg. Mul on kõige parem istekoht siin sellel samal vestlusel. Saan olla üsna lähedal ja kuulata. Ja mind tohutult huvitab, kuidas inimesed mõtlevad ja need mõttekäigud. Kuigi me oleme üsna sarnased kõik. Me ajame und ja peame sööma jooma ja targemad inimesed teavad, et iga päev võiks füüsiliselt ennast liigutada. Ja kõik muu, mis sind välja koorub. Ma olen väga tänulik selle eest, et mul on see privileeg. Seega ma võtan selle asja kokku nüüd. 1000 tänu. Ja ma loodan, et teil on midagi siit kaasa võtta ja kuulajatel, vaatajatel. Aitäh sulle. Ja aitäh. Nii, aitäh. Aitäh. Ja, no nii, aitäh.